tere armsad kogumispäeviku podcasti kuulajad ja vaatajad. Täna ja ka edaspidi plaanime teha siis videocastina oma episoodid, et teil oleks rohkem võimalusi vaatamiseks ja ka kuulamiseks. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna on meil külas väga ägedad ja inspireerivad muusikud, ma ütleks ühtepidi, aga ka teil on palju teisi toimetusi, mille kaudu inimesed teid teavad, ehk siis tere tulemast, Piret ja Egert Milder. Tere! Tere, suur rõõm. Ja ma just mõtlesin, et tõenäoliselt inimesed on teiega kokku puutunud erinevates kohtades, et kes tõesti mäletab Piret sind Vanilla Ninja aegadest, Egertit võib-olla Eesti Laulu finaalist, samamoodi teie perereisid on ju Marokos ja Tais. Ja tegelikult Piret sa oled erinevad saateid teinud ja ma tean Egertil veel see kinnisvara asi, et kindlasti on inimesi, kes ei tea teist või olen ainult võib-olla nime kuulnud, et võib-olla algatuseks saate veel rääkida, mida te täna teete või kuidas te omale leiva lauale teenite? Ütleme ikkagi ongi need, mis sa tegelikult mainisid, et on, mina töötan kinnisvara valdkonnas, arendame praegu just on käisil üks päris suur ja ambitsioonikas projekt on Laagris, teeme uut linnakut, siuke mitusada, 700 korterit tegelikult. Ja siis see on nagu selline ütleme suur enamus aega läheb sinna ja siis ongi, ütleme, hobidena teeme põhimõtteliselt seda reisisaadet ja siis muusikat ja siis kasvatame lapsi ja midagi kindlasti veel. Jaa. Jällegi sa ütlesid kõik põhimõtteliselt ära, aga kui sa ütlesid, et muusikud, et mina ennast ikkagi juba pikki aastaid ei identifitseeri läbi muusiku ameti, sest et seda ma ikkagi teen väga vähe. Et ütleme viimased juba, ma ei tea, kui palju aastaid ma olen pigem ikkagi olnud televisioonis toimetaja, saatejuht, ehk et võib öelda võib-olla kokkuvõttes teleajakirjanik, et see on minu nagu põhiline töö või minu valdkond. Aga nipet-näpet tõesti, see suvi muidugi on üks kontsert. Õllesummeril oleme bändiga jälle üle paari aasta siis esineme. Ja siis on igasuguseid selliseid erinevaid pisikesi projekte. Ja ma arvan, et pärast me räägime ka natukene, et kuidas te toimetate kõikide nende projektidega ja mille alusel üldse valite. Aga aasta alguses me kutsusime teid kogumispäeviku gruppi jagama oma kogemusi, oma rahaasju ja ka nendel otsa vaatama. Et kuidas tunnete, nüüd on pool aastat möödunud, päris erinevatele aspektidele olete otsa vaadanud, et mis selline kuidagi esmane emotsioon on? Ja minu arust oli väga põnev periood, sest nagu sa ütlesidki, et väga erinevatele aspektidele sai otsa vaadatud just et siis erinevatele rahateemadele läbi erinevate eluvaldkondade ja see oli enda jaoks küll põnev selline läbimõtlemine teise nurga alt oma rahaasjadele lähenemine ja võib öelda küll, et vähemalt minu jaoks oli selliseid nagu uusi avastusi ka, nii pereraha asjade osas, aga ka üleüldse. Et ma olen selline, kuidas siis öelda, hobi teadusfänn ja teadusteemade fänn, et mina nagu paar korda lähenesingi nendele rahateemadele läbi selle, et otsisin erinevaid teadusartikleid kokku, püüdsin kuidagi näha, et kuidas teadlased on neid teemasid uurinud. Et kas või see, et kuidas me toidupoes, kuidas meid siis suunatakse toidupoes otsuseid tegema, et see ka kõik on tegelikult väga selline ju läbimõeldud asi, et ei ole päris niimoodi, et asjad on suvaliselt riiulitele asetatud ja minge sisse ja võtke, et kõik see on nagu hästi niimoodi nagu millimeetri täpsusega läbi kalkuleeritud, et kuidas inimene poodi tuleb ja kuhu ta esimesena vaatab ja siis kuhu ta sellised instinktid teda edasi suunavad ja nii edasi. Et näiteks see või siis kas
jällegi üks sellised teadusartikli baasil tehtud postitus, mis minu jaoks oli hästi põnev, et inimesed on juba sünnilt siis loomu poolest kas rohkem laristajad või siis ihnuskoid, kui niimoodi kujundlikult rääkida. Et selle peale ma olen nagu ise alati tundnud, eks ju, jah, et mina olen nagu teatud tüüpi inimene, et mina olen pigem see, kes kipub raha niimoodi kergema käega välja käima. Ja siis näedki, et on teised inimesed, kes nagu üldse ei kipu seda tegema ja tuleb välja, et nii ongi, eks ju, ja juba lapsest saati tegelikult on meil need käitumismustrid sees. Et näiteks ka minu jaoks väga põnev avastus. Ja just see, et kui ema-isa on ihnuskoid, siis see ei välista seda, et sinna perre sünnib nagu laristaja. Jah, et tihti nagu vanemad ei saagi oma eeskujuga nii väga suunata seda, et milline see inimene nagu kuidagi oma kulutamisharjumustelt on. Hästi nõustun sellega, endal on ka 2 last ja alati mõtlen, et on ju samad vanemad, samamoodi kasvatad enam-vähem. Ja ongi, et üks käitub ühtemoodi või teine teistmoodi, enda õega samamoodi, et ja mul on täpselt see tunne olnud, et see kuidagi ikkagi sa sünnid. Jah, midagi sa saad õppida ümber ja saad teadlikult mingeid harjumusi muuta, aga kuidagi see seeme on seal olemas. Hästi huvitav. Ja siis ongi, ma arvan, see võti ongi see, et sa selle oma elu jooksul pead õppima kuidagi sellega toime tulema, et just see, et ma arvan, me oleme mõlemad tegelikult nagu laristajad pigem, aga siis on võib-olla mingid süsteemid, kuidas sa siis nagu seda ohjeldad põhimõtteliselt. Jah, et kui sa oled teadlik sellest, et mis su tüüp on, et siis sa saad paremaid valikuid teha. Ma arvan, see ongi see eneseteadlikkus on ju, et jällegi, kui ma olen kokkuhoidlik, võib-olla minul on keeruline üldse mingeid väljaminekuid teha. Et jällegi, kui ma olen teadlik, siis on lihtsam ja nagu sa ütlesid, et peresiseselt on hästi oluline, et me oleks natuke sarnast tüpaaži. Et sest muidu tekib väga palju selliseid jagelusi või vaidlusi, et ma siin hoian kokku, teine muudkui laristab on ja siis on kokkupõrked, et te küll tõite ka välja, et teil on ka natuke peres erinevalt, et võib-olla Piret on siis, oledki selline naiseliku palju võib-olla, ma ei tahaks siin stereotüüpe tuua, aga pigem voolavam ja selline kõhutunde pealt ja emotsionaalsem. Kindlasti. Ja Egert võib-olla selline rohkem numbri inimene. Jah, aga ma pean ütlema, et ega ma hinges olen ikkagi nagu ka kulutaja, aga ongi, et ma pean seda lihtsalt ütleme, pean seda ohjeldama mingite erinevate vahenditega põhimõtteliselt. Jah, selleks, et liikuda oma eesmärkide poole ja ma mäletan, et alguses panitegi eesmärgiks, et vaadata otsa oma kulutustele, saada aru nendest mustritest ja ka see, et kas on mingid mõttetuid kulutusi ja kas tegelikult ka läheb emotsiooni ostude peale nii palju, kui ta võib-olla natuke tunne on. Me oleme nagu, ütleme, eks me üritame kogu aeg balansseerida, eks ju. Aga neid emotsiooni osta ikkagi, ma just mõtlen siin viimane kuu meil tuli väga emotsionaalne reisiost näiteks, et hommikul mõtlesime ja õhtul lendasime. Pigem oli see, et oli suvel teadsime, et me tahame kuskile reisida perega, aga siis oligi, et ühesõnaga plaanid muutusid kuni selleni, et kell 4 ostsime lennukipiletid ja kell 7:30 olime perega lennukis. Aga selles mõttes see on just, see on väga äge, et minu arust see ei ole nagu tingimata, et laristad, vaid eks me perega olemegi seda mõistnud, et meie jaoks see reis on ikkagi teatud mõttes nagu investeering samamoodi, et kui kui mõeldakse investeeringu all, et raha kogumine, siis minu enda jaoks on investeering ka näiteks see, et ma ei tea, ma ostan endale uue fotokaamera, kui see nagu viib minu seda nii-öelda, ma ei tea, loomingut või mis iganes edasi, et siis see on samamoodi investeering, et investeering ei pea alati nagu rahas olema, vaid see võib olla investeering, ostad väga hea raamatu, mis viib su hoopis teistesse kõrgustesse nii-öelda. Sama on reisimisega, et kui sa lähed ja sul tekib reisil hoopis teisi mõtteid või mingi äriidee või samamoodi see laste kasvatamine, et nendest saavad paremad maailmakodanikud. Ja kus juures nagu oligi selle reisiga nii palju asju lahenes ära, mis tegelikult oli nagu lahendamata.
kuigi sa oled terve perega koos ja on nagu raskeid hetki, aga noh, et sama, et meie uus reisihooaeg või reisisaate hooaeg siis, et noh, mõtlesime, et kus me teeme, kuidas me teeme, ja siis mul nagu muusikaalaselt sai nagu natuke loksusid asjad paremini paika, et mis see nii-öelda eesmärgistamine. Sest jah, tõde on, et kuidagi teises keskkonnas hakkab mõte teistmoodi tööle, et seda võib ka jah, justkui väikest viisi investeeringuks selles mõttes pidada, et sa investeerid teistsugustesse mõtetesse. Sa näed kõrvalt, midagi astud nagu välja sellest igapäeva rutiinist ja võib-olla üks asi veel, et see perega koos olemise aeg, et mõtleme küll, et me ju elame koos, aga noh, tihti on see, et lapsed on kuskil lasteaias, on ju, ise käid tööl, et kui palju sul tegelikult seda aega on, et noh, 24 tundi seal ühes koos tegelikult olla, et vaata reisil sul on see aeg. Ma olen 100% nõus, et minu arust reisidel, jah, sellepärast mulle meeldibki tegelikult väga perega reisida, et seal sa oled pühendunud mõnes mõttes nagu perega koos olemisele 100%, et sul pole seal võimalust kuhugi nagu vahepeal ennast ära peita. Olgugi, et ka nüüd, eks ju, kui me olimegi juuni alguses, olime Itaalias 2 nädalat, et vahepeal oli nagu nii suur soov, et võiks olla vanavanemad korraks 9 õhtukski siin, et saaks korraks 2 juttu rääkida. Aga noh, seal ei ole neid võimalusi ja see on teistpidi tegelikult äge. Et korraks võib tunduda keeruline, aga mõnus. Ma tean, et seal grupis me rääkisime ka, noh, tõite just välja lastega reisimist ja need võlud ja valud. Et kuidas te perena, et kui ongi selline keeruline situatsioon, on palav, kõht on tühi lastel, ise oled ka väsinud, et kuidas te omavahel siis toimite? Mõlemad plahvatavad ja kõik läheb alla mäge. Ei, tegelikult enam-vähem. Niimoodi on, aga meie suhe alati toimibki niimoodi, et noh, miks ma siin tõin välja selle, et nii väga oleks vaja korraks seda vanavanemat või lapsehoidjat, et noh, kas või 2 tunniks, et saaks nagu maha istuda ja siis need pinged nagu ära rääkida või lahti rääkida. Ja, meil on alati toimib 2 oleme ja saame rahulikult rääkida, segajaid ei ole, et siis nagu lahustub kõik nagu pinge ära. Et jah, ütleme niimoodi, et laste hoidmine vanavanemate poolt, ma rõhutan, kui minu ema vaatab, kui Pireti ema vaatab, see on väga oluline meie jaoks. Isad ka ikka. Ja isad ka, et tõesti kas või 2 tundi kuskil mingi auk jube palju kasu. Ja ma arvan, et see on väga vajalik ka paarisuhtele ja kogu perekonnale, et kui meid veel mõni ema või isa vaatab, kui vanaema, vanaisa, et see on selline väga suur asi, see kas või mõned tunnid ja just tulla ise pakkuma, et vaata väga paljud ei taha küsida, jälle ma küsin, et kuule palun hoia ja loomulikult teistpidi ei tohi seda ära kasutada, et vanavanematel polegi enda elu enam, et hoiavad need lapsi, ma olen neid versioone ka kuulnud ja noh, väga keeruline on neile ära öelda, et kuule ma ei saa vaadata, ma arvan, seal on see balanss kuskil, aga just ise pakkumine, see kuidagi nagu see tunne on hoopis teine, eks. Kananahk selle peale ise pakkuda. Sama. Et suur tänu kõigile nendele hoidjatele. Lähme korra selle eelarve juurde ka, et varasemalt teil oli ka selline eelarve, aga te hoidsite need eelarved eraldi või noh, et just et perekulutused, et teadsite ja jagasite küll enam-vähem neid kulutusi ja et teil ei olnud selliseid suuri saladusi ja pigem oli avatud rahaasjadest rääkimine. Aga siis tekkiski mõte, et proovime Swedbanki minu eelarve äpis panna siis mõlemad teie need kulutused kokku, et see võimalus on ka olemas, paljud inimesed ei teadnud seda, minust teie ka ei teadnud alguses. Ei teadnud, jah. Just, ja siis ma pakkusin selle variandi, et ja kogumispäevikus sa tegid ju selle juhendi lausa ka, et ise saad valida, et milliseid kontosid sa siis oma kaasale näitad, et saaks sellise tervikpildi. Aga noh, jällegi anda selline luba, et ta kõike näeb, mis su kontol toimub, et mis tundeid see teist tekitas? Algul me arutasime, et vist on nagu noh, tekibki probleem see, et kui tahad teisele üllatust teha või õnneks ikkagi, noh, see on parajalt nagu privaatne asi, aga ma ei tea, ütleme, kui me need kokku liitsime, siis me jälgisime seda eelarvet, aga ausalt, ma ei tea, kas sa kunagi oled mu konto peal läinud ja vaadanud mingeid numbreid, et
no siis, kui me lihtsalt püüdsimegi hästi detailselt nagu kulusid jaotada õigesse kategooriatesse. Et mille peale täpselt ikkagi asjad on läinud, sest seal automaatselt võib-olla 100% ta ei pane alati õigesse kohta, et nagu mingi lapse trenn, et ta paneb mingi, ma ei tea, mille iganes alla, elustiili alla, kuigi võiks pannagi mingi lapsed, on ju. Et selle siis, kui me käisime nagu niimoodi üksi pulgi kõik need asjad üle, et siis ma nägin seal, mille peale sa kõik kulutanud oled, et midagi nagu tõesti sellist üllatavat minu jaoks ei olnud, aga mul endal tõesti kohe esimene instinkt oli küll see, et issand kui ebamugav, et et tõesti, et just see üllatamismoment on ju, et nagu ma olen tõesti nagu nii kuidagi alasti nüüd, et natuke siuke alasti tunne tekkis et aga praeguseks hetkeks ma ei tea. Ega me otseselt ei nagu ei vaata nagu selles mõttes, et. Ja aga ma nägin et näiteks, et kui kalli sünnipäeva kingituse sa mulle tegid, on ju. Ja seda ma nägin oma sünnipäeva kingituse nagu hinda, ma poleks tahtnud seda näha, on ju. Mitte, et see üldse midagi loeks. Ma ju poes näen, eks ju ka, aga ikkagi nagu kuidagi süke mingi tootakas süke ebamugav tunne tekkis sellest. Et mille alla ma nüüd selle panen, et kas on nüüd see praktiline asi või see on see nii-öelda kingitus on ju või et jällegi. Ja. Aga samas ongi, et lõpuks nagu saad selle guugeldada välja ka põhimõtteliselt. Ja, ei muidugi midagi. Aga mida ma arvan, et ma nagu niimoodi, et mingit väljavõtet nagu pole kindlasti vaadanud, et vahepeal kuskilt, ma ei teagi, kust internetipangas näen seda kontoseisu, et see on nagu ainuke, mida nagu näed nagu. Aga meil nagu nii on suht, selles mõttes on nagu ühine rahakott anyway, et meil pole kuidagi eraldi, et selles mõttes, et meil pole vahet, kus maksab, et nagu seal siis, kui ühel jääb kuu lõpus raha puudu, siis teine kannab teisel juurde ja selles mõttes, et see on nagu selline, nagu nii on üks sama asi kõik. Ja alguses seal oligi, vaatad üle mingid kulud on ju, seadistad ära, et mingid lähevad automaatselt, et midagi keerulist ei ole. Ma mõtlengi, et kui üksteisele näitad neid, et korra selline ebamugavus, aga siis harjud nagu ära sellega. Kas tekkis ka mõne ostu puhul, kus sa mõtlesid enne ostmist, et Egert näeb või Piret näeb, et vist jätan selle tegemata. Kas oli mingeid korra selliseid hetki, kus sa mõtlesid selle peale, et mis distsiplineeris või ka teistpidi, vaata, kui sa hakkad kulusid jälgima, mida me alati soovitame, et ära alguses midagi muuda on ju, et lihtsalt tee nii nagu sa elasid selleks, et aru saada ja kui on vaja nüüd siis kokku hoida, siis sa saad hakata tegema, sest muidu on see, et sa jätad juba sellise tavapärase elu elamata ja hoiad hästi kokku ja siis mingi paari kuu pärast saad, ma enam ei jaksa seda teha, on, et pigem nagu ollagi, aga mõtlen, kui teisele ikkagi nagu juba näitad seda, hakkad koos näpuga järge ajama, siis on mõne koha pealt, äkki ma seda ei osta, mis vahel on väga hea isegi võib-olla. Meil, ma arvan, kuigi me rääkisime, et oleme suured laristajad, aga ma arvan, et meil see nagu distsipliin on juba võib-olla ammusest ajast on see, et me kulutame raha nende asjade peale, mis me arvame, et nagu päriselt siis kuidagi kunagi tulevikus võib-olla toovad tagasi, et ütleme, et me mingit ütleme siis kuskilt jooksvalt kohvi kuskilt topsis põhimõtteliselt nagu ei osta. Et mingid sellised kulutused me oleme aru saanud, et need nagu nii-öelda kui sa lähed sinna, et iga päev ostad seda 5 eurost, et siis sul tegelikult see summa lähevad suureks ja et meie nagu põhiline, kuidas me üldse distsiplineerime oma nagu eelarvet, on lihtsalt see, et sul kontol lihtsalt polegi rohkem raha. Et sul on nagu see konto, kus sul on nagu iga kuu saad seda kulutada ja sa pead tegema nii, et sul kuu lõpuks et saaksid hakkama. Et saaksid hakkama, jah. Ja siis ongi, et meil on eraldi nii-öelda raha, mis läheb kõrvale, mis me investeerime või kogume mingite asjade jaoks, aga seda me ei saa kasutada. Aga reisimise jaoks ka pigem panete eraldi või see peate jooksvate kulutuste hakkama saama? Reisimise jaoks on, pigem on, kas siis nagu võtad sealt sellest nii-öelda kogutut, et pigem on jah, et on nagu eraldi on ainult see nagu siuke igapäevane, mingid kodu, kommunaalid, laenud, kõik see, toidud, asjad on nagu see, et kui me peame siis kui me tahame Google'i minna, siis mõtleme, et kuhu me lähme, mis raha eest me lähme ja niimoodi.
et see on jah, nagu tuleb eraldi osana. Ja see minu arvates distsiplineerib kõige paremini, et ongi, et kui sul arvel on 10 eurot, noh, siis ei lähe poodi vaatama neid asju. Siis ei hakka praegu mõtlema selle peale. Ma arvan, see on väga hea nipp, sest noh, ongi, et kui palgapäeval on nagu kontol palju raha, siis inimesed lähevad ja laristavad palju rohkem seda raha. Kui kannad kohe ära, jätadki 100 eurot sinna. Ise mingi kuu alguses mõtlesin samamoodi, noh, kandsin juba ära ja nagu jälle see väike summa, siis mõtled, okei, hakkab pihta. Aga siis mõtled, aga noh, see on mu enda hüvanguks. Ja kui ma tahan ikkagi neid teisi asju, mul on selle jaoks eraldi planeeritud, aga jah, see on, et siis ma ei pea kogu aeg nagu mõtlema, et kas ma saan seda lubada või ei saa. Ma teangi, see on nii ja mõni paneb ju nädalakski raha näiteks kontole, et ta teab, et ta sellega saab hakkama. No Piretit vahepeal oled frustreerunud, sest et nagu et mingisugune, et mina ei saa maksta nagu, et pole nagu see tunne on ju tekib vahepeal. Et kui kuu lõpupoole on jah, et tekib mingi suurema ostuvajadus ja siis vaatad, ma ei saa. Aga noh, siis ongi vähemalt, see ongi see lisasamm, et noh, et kas sa siis võtad sellest hoiusest nii-öelda selle osa, et seda osta, siis sa mõtled topelt läbi ja siis sa kuidagi nagunii juba aitabki sul ütleme siis parandada oma harjumust või midagi, et sa vähemalt, noh, kui sa 2 korda mõtled ja see on ikka, sa saad aru, et see on oluline, siis see ongi oluline, eks. Et aga kui see raha on sul seal ja sa viibutad ja ongi kõik raha läheb maha, siis sa nagu võib-olla võidki selle emotsiooni ostu teha, on ju. Ma arvan jah, et me oleme eks ju loomu poolest küll need pillajad, aga ikkagi elud on olnud juba piisavalt pikad ja seda nagu see elukogemus on nagu viinud selleni, et eks me ikkagi ju oleme arukad inimesed võrdlemisi, et me ikkagi päris hullu ei pane, on ju. Jah, võib-olla ka see, et elu on veits õpetanud seda, et sa saad aru, mis sind teeb õnnelikuks ja mis sind ei tee õnnelikuks. Et see ongi nagu, nojah, et see nagu, noh, et ja teine asi ju sa saad ka aru, et iga asi, mis sa ostad, vajab su aega, on ju. Ja energiat sama. Ja energiat jah, et kui sa mõtled, et ostan selle, aga siis sa pead kogu aeg arvestama, et sa pead ka seda remontima või tegelema sellega, on ju. Näiteks hea näide ka, mis meid distsiplineerib võib-olla oste tegema, noh, praegu sa rääkisid just kodumasinatest, siis mul tuli meelde, et meil on köök ja seal võiks olla, meil võiks olla, ma ei tea, mingi röster ja mingi kohvimasin ja mingid asjad, siis me alati mõtleme, et võtavad nii palju ruumi nagu siin kapi peal ära, et parem kui meil on vähem asju. Et lihtsalt, ja täpselt need fritüürid ja asjad on ju, mis täna on väga populaarsed, noh mõnel on terve köök neid asju täis. Siis mõtledki, et kui palju ma tegelikult seda kasutan või kas ma saan ilma hakkama on ju ja sa harjud ära, et neid ei ole lihtsalt. Ja nii mõnus on see vaba pind minu arust. Et ja puhastada, koristada ka ju palju. Absoluutselt. Ja siis ongi, et sa lõpuks nagu, kui sa ostad neid igasuguseid kodumasinaid ja köögi asju, et siis nad vajavad ikkagi nagu millalgi mingi asi läheb puruks või midagi, siis sa pead käima remontima, mis iganes. Et mul on, näiteks oli ka pikalt mõtlesin, et tegelikult ma joon iga päev kohvi, et ostaks selle ikkagi masina siis koju, aga siis lõpuks nagu saad aru, et tegelikult ma ei viitsi sellega tegeleda ja ma ei ole ka nii nõudlik kellult, et see kohvi peab olema ideaalne. Ja siis ma võtsin lihtsalt üks mingi Aeropress, mis võtab ülivähe ruumi, ülikiiresti saab kohvi valmis tehtud, on parem kui ütleme pätikohvi, mida ma olen aastaid kogu aeg joonud. Et siis ongi, et tegelikult saad aru, et see võit, et see kui mul oleks kohvimasin, see ei teeks mind tegelikult õnnelikumaks inimeseks. Et praegu ma olen täpselt sama õnnelik, võib-olla isegi õnnelikum, sest mul on see ruum seal köögis. Kui me veel vaatame neid kulukategooriaid, et vaata ühe kuu kohta ongi keeruline öelda, eriti kui sa sellel kuul oled ostnud reisid ja asjad, et teil ka joonistus välja, et reisimisele läheb võib-olla isegi kõige rohkem, aga kui see välja jätta, oli ikkagi klassikaline toit on ju, kodukulud ja sealt edasi tulid, see reisimine ma mäletan. Me ise ka praegu peast ei mäleta neid täpselt. Aga jah, ütleme, et jah, toit võib-olla oli meie jaoks üllatav, et sellele läks ikkagi väga palju
raha, Jah. kuigi noh, nüüd jälle alates eilsest ilmselt hakkab see kulu veel suurem olema. Noh, ma ei tea. Meil peenrast hakkab juba sibulat tulema, natuke läheb alla ka. Ei, no ma mõtlen, kas teil on olemas oma peenar ja kasvatate ise mingi? Meil on, aga noh, sealt muidugi tuleb minimaalselt, et see meil on väga pisike aiamaa. Aga ikkagi. No ja tomatit loodetavasti saab. Ja noh, minu meelest väga hea võrdluse ka, et kui ma sellel kuul olen reisil seal 2 nädalat, et ilmselgelt ma söön rohkem väljas on ju, kui ise. Kuigi jah, mõnes kohas võib-olla see isegi on soodsam, kui siin kodus olla on ju, et reisi peal. Ja ei, toidukulud olid küll nagu noh, neile otsa vaadates võib-olla korraks nagu šokeeris, et noh, tõesti läheb suur osa sissetulekutest ja suur summa läheb toidule. Aga ja noh, kindlasti saaks ja võiks kokkuhoidlikumalt selles vallas majandada, kuigi ma tõesti proovin. Et kui ma käin poes, ma ei ole see inimene, kes kuidagi lihtsalt suvaliselt võtabki, et okei, et seal on see mingi 6-eurone juustupakk, et siis ma võtan automaatselt selle, et ei, ma pigem vaatan, et mis seal need pakkumised kõrval on, et selles mõttes ma arvan, et ma poodlen suhteliselt ikkagi ka niimoodi mõistlikult jah, jälgides ikkagi hindu, aga saaks kindlasti paremini ja eks me proovime ka, et ongi, et kuna ma kirjutasin ka vist kuskil ja sissekandes kogumispäevikus, et ma pigem käin päris tihti poes, et kindlasti saaks jällegi asja nagu oluliselt, ma ei tea, kas oluliselt, aga saaks soodsamaks selle ostukorvi, kui võib-olla ostaks pikalt ette või nädala jagu võib-olla asju ette. Aga kas teil on ka see pigem, et päevad on üsna hektilised või et nad muutuvad, et kui sul on nädala aega väga selge plaan, siis on lihtne teha see menüü on ju ja osta need asjad ära ja nii olla. Aga kui kuidagi see kogu aeg on muutumises, ma mäletan ise ka, et üks laps tuli ühel ajal, teine teisel ajal, ise olid, ma ei tea, hoopis käisid külas on ju. Ja ma ei taha ära visata samamoodi, et ma pigem käin natukene tihedamini, aga ma ei viska toitu ära. Ja, et minu jaoks ongi nagu kõige vastikum tunne see, et kui sa pead ära viskama need asjad, mis sa oled sinna varunud ja sellepärast mul nagu natukene käsi tõrgub seda nädala kogust ostmas, sest see on jah, nagu paratamatult sealt midagi nagu võib minna raisku, kui sa kas või ühe õhtu siis otsustad olla spontaanne ja kuhugi külla minna või midagi teha, et siis juba on nagu pahasti. Et selles mõttes jah, et see ongi minu jaoks põhiline põhjus, miks mulle meeldib üle päeva käia pigem poes. Et siis tead täpselt neid vajadusi või täpsemalt. Ja. Mõtlen, kui nüüd on ka selline suveperiood ja tekib selliseid spontaanseid küllaminemisi, grillimisi, väljas söömisi päris palju, et äkki mõned oma häkid, mida teie kasutate. Ma just täna lugesin Maria Rannaväli seal nüüd Swedbanka grupis oli, ta andis just ülevaate, et mis on tema suvehäkid, et enne kui ta läheb välja nagu sööma, et saab kodus kõhu täis on ju, või siis see pärast, et teadlikult, vaata siis sa ei osta ka selline, et ohtaks seda on ju. Või siis natukene püüad vältida või võta kaasa ise, et teha piknik on ju. Aga ma ei tea, mis teil on, mis te olete, ma ei tea, märganud või ise kasutate? No ütleme. Lastega eriti on ju. Ja tõesti, et meil on ega seda elus nagu seda rutiini sellist on nagu vähe on ju. Ja meile see pigem meeldib. Jah, väga hea on see ja ütleme, et võib-olla mingit häkki ei ole, aga meil on nagu selles mõttes hästi tegelikult nagu lihtne elu, et kui meil mõtleme, et me tahame välja sööma minna, siis meil on põhimõtteliselt ainult üks koht, kuhu me läheme alati. Ja siis, kus kandis te elate? Me elame Nõmmel, aga jah, et kui meil on Egertiga siis mõni selline lastevaba õhtu ja me mõtleme, kuhu minna välja sööma, siis me alati ikkagi nagu moe pärast mõtleme, kuhu võiks minna ja nii palju on uusi kohti tulnud, aga siis me läheme alati lõpuks, see ei ole kuidagi sponsoreeritud. Ma arvan üle mingi 100 korraga. Sest on teil lähedal saad. Ei ole üldse, ei ole lähedal, aga meile nii meeldib. Ja see ei ole, eks ju, nad ei sponsoreeri meid kuidagi, aga mitte midagi, aga meile tõesti väga meeldib Elevandi restoran Vene tänaval. Parim. See on ju pikalt olnud ka. On ja mina olengi seal käinud. Kvaliteet on kogu aeg täpselt sama. Muutumatu, menüü on muutumatu õnneks, mis mulle ka meeldib, sest see, kui alati üritatakse, kokk tahab värskendust, et saaks midagi põnevamat proovida, aga klient tahab just neid vanu samu asju ja nemad pakuvad seda ja me oleme täitsa totakad selles. Ja me nagu ei käigi mujal söömas. Jah, tõesti ei olegi käinud. ja selles mõttes, et seal on meil kliendikaart ka ja teame, et saame nagu hea hinnaga ja nii edasi.
ja seal on juba head hinnad, nii et ühesõnaga lihtsalt ongi, ma arvan, et see on meie, kui me läheks kuskile teise restorani, siis meil kindlasti läheks palju rohkem raha, sest sa nagu mingi proovid uusi maitseid ja mingeid asju ja siis et see väljas käimine meie jaoks ei ole ka võib-olla selles mõttes nagu väga suur kulu. Ta on ikkagi arvestatav kulu, kui sa võrdled hakli ja kastmega kodus, on ju. Aga jah, et ütleme, väga nagu Eestis muid kohti polegi avastanud. Et te saate neid emotsioone mujalt, mitte söögist nii palju. Me saame sellest konkreetsest söögist väga hea elamus. Meile nii maitseb seal. Seal maitseb jah, aga no eks see põhiline on ikkagi see, et me saaks omavahel jällegi rääkida ja selles mõttes jah, et see. Et see Tauru ei lähe selle menüü peale nii palju, et läheks omavahel. Kuigi me nüüd just viimasel ajal oleme saanud muidugi käia proovida väga häid restorane ka tänu sellele, et me saime sünnipäevaks kinkekaarte. Ja noh, jällegi õnneks ei ole meie pidanud kulutama, aga on olnud nagu vaheldust pakkunud need võimalused, et kuna meil oli eelmine aasta mõlemad tähistasime juubeleid, et siis meil kuidagi olid kogunenud sõpradelt kingitused, et restoranide kingitused. Kas on väga äge ju vaata jällegi ka ise kui kingitusena viia. Väga hea mõte. Või vahel ma mõtlen, kui on sellised suuremad sünnipäevad, et äkki lillede raha pealt kokku hoida ja panna see kinkekaart. Ja mäletan, kas pulma puhul vist ühed lasid niimoodi teha, et kuidagi kanti mingi ettevõtt või lillepoe kontole ja nad iga kuu said siis kimbu sealt. Oi, kui tore mõte. On ju, et sul ei ole kõik korraga ja kõik ei närtsi ära, vaid et sul on iga kuu on mingi ilus selline kimp, mis siis meenutab seda pulma, et jälle üks idee. Aga mis on need asjad, millest te olete nõus loobuma, et selle nimel, et ma ei tea, käiagi reisimas või seda head toitu siis jooksvalt ikkagi kvaliteetset toitu süüa? No me pikalt kuni selle aasta alguseni sõitsime ringi väga vana autoga, mis kuulus meile, et me ei pidanud pangale midagi maksma. No ja tõesti, ma arvan, me säästsime ikkagi väga palju raha tänu sellele, et meil ei olnud liisingut ja oli selline auto, mis ka ei läinud katki. Jah, reaalselt mingi auto, oligi täiesti pommikindel auto. Aastast 2007 ja tõesti, ega ta ei näinud, eks ju, selles mõttes mingi uhke nägi normaalne välja, midagi hullu ka ei olnud, aga me kogu aeg lükkasime nagu auto ostmist edasi, sest sellel autol lihtsalt ei olnud mitte midagi, mitte kunagi viga ja ta oli meile tasuta, bensiinile kulus, aga jah, kui võrrelda sellega, et oleks olnud mingisugune liising kõik need aastad, eks ju veel lisaks iga kuu, et siis me ikkagi näiteks selle pealt hoidsime kõvasti. Nüüd on häda see, et auto seisab, siis me ei suuda veel lahti lasta ja ei suuda seda maha müüa. Et see on. Ja kui kellelgi on huvi saada endale Honda CR-V aastast 2007, mis ei ole peaaegu kunagi katki läinud, et siis võite meile pakkumise teha, aga meil on väga kahju oleks sellest loobuda. Siis oleks teil oleks otsus vaja teha. Keegi tuleb ja ütleb, et see on minu auto, see peab minu autoks saama, siis me oleme nõus sellest loobuma. Sama vibe jätkub. Aga läheme siis reisimise juurde. Et juunikuus jagasite neid nippe, on ju. Ja minu meelest mul endale jäid just silma need asjad, et te pigem öömaja mõttes teete seda spontaanselt, et ei pruki väga palju ette. Küll aga ma olen ise mõtlema, et kui ma lähen kuhugi kaugemale, siis ma olen esimese öö ikkagi bookinud, et ma lennujaamas tean, kuhu minna või siis ütleme ajavahega, ma ei tea, Aasiasse minnes on ju, et ka teise öö, et sa magad nagu nii 12, ja sa ei taha kohe sealt välja minna ja uut otsima hakata, aga kuidas teil, et kas jällegi sinna läheb päris palju aega ka, kui sa otsid ikkagi seda ööbimist, aga kuidas teie praktika on? Ütleme nii, et ka me ikkagi selle esimese öö kuskil seal, nüüd kui me läksime Itaaliasse, et Istanbulis oli see vahepeatumine koos ööbimisega, et siis ikkagi paned selle, mingi lennujaamast bookid ära õhtuks selle, aga ütleme see, et esiteks ta tekitab seda spontaansust, või see kogu reisile annab ta mingit nagu sellist tunnet juurde, et see ei ole, et midagi ei ole ette määratud. Et kõiki asju võib juhtuda, sa nagu lased vabaks sellega, et kui sulle kuskil nagu meeldib, siis on see, et oleme siin kauem või siis
või siis nagu ongi, et üks sõidab, teine vaatab sealt kõrvalt, et kus on ilus majutus või kus on midagi ägedat. Kus on ilus rand või midagi. Ja seal ongi nagu tekib see, et mis näiteks nüüd selle viimase reisiga oli, et hinnakirjas oli mingitel majutustel, ma ei tea, siuke 150 €, aga siis sa nagu, kuna sa nii hilja book'id selle, siis sa saad seal mingi 80 €-ga, on ju. Et siis see võib tekkida hinnavõit ka, see on muidugi valik on väiksem, aga samas jah. Jah, et ühesõnaga tundus küll, et teatud öömajad nagu viimasel minutil lasevad oma hinnad nagu oluliselt allapoole. Kui neil on tunne jah, et okei, et võib-olla nagu ei täitugi, eks ju, täna õhtul on ju meil need toad, et siis laseme hinnad alla ja siis mingi hoopis teise hinnaklassi otsijad nagu leiavad nende pakkumised ka üles, eks ju. Ja ütleme, et see valik on meil ka nagu suhteliselt kiiresti käib, meil on nagu kriteerium, ideaalne kriteerium ongi see, et on suurem kui 9,0 hinne, jah. Et bookingus on hinne rohkem kui 9,0 ja Airbnb-st 4,9 midagi. Ideaalne et sest, oleks. Et me ikkagi tahaks, et see koht oleks puhas, et ta ei pruugi olla, eks ju, mingisugune luksus, aga siis vaatadki selle puhtuse hinde sealt, et kas see on nagu siuke kõrge, et siis võib minna, sest et jah, see on nagu üks asi, milles ei tahaks nagu järeleandmist teha. Meil on kunagi juhtunud Sri Lankal, kus võtsime nagu niimoodi kiiruga mingisuguse 7,5 hindega öömaja ja siis seal, ma ei tea, kardinad hallitasid ja mingid ämblikud kukkusid kuskilt. Suht rajudes kohtades ööbind. Jah, et nüüd nagu seda enam ei taha, eriti lastega jah, et siis ongi need kindlad kriteeriumid, paned seal paika ja siis sul tulebki sükene mingi valik, mitte liiga suur, eks ju. Ja. Mulle tundubki, et teil on vaata see sisse juba kuidagi töötatud, et teate, ei ole see, et kuule vaata nüüd, milline see on, vaid et sa tegelikult tead, mis on teise soov ka on ju. Ja ma olen nõus, et vaata, kui lastega lähed, siis sa juba tahad natukene kõrgemat standardit on ju, et kui ma ei tea, kui te kahekesi käite, kui palju te täna üldse kahekesi käite? Ma olen ikka käinud. Nüüd just käisin, aga ka, et sõltub, et ega me nagu see majutus on boonus, kui ta on nagu ilus, aga ega ta tegelikult on puhtus on oluline, aga nagu see, et kui ilus, see luksus tegelikult, vähemalt mina, ma arvan, peres olen see, kes seda luksust nagu kõik hoiab nagu tagasi. Et Piret võiks nagu luksuslikumaks minna, aga ütleme, eks, mida inimene vanemaks saab, seda luksuslikumaks nagu nii ta tahab, et ta elu läheb. Et siis ma hoian nagu veits jõuga seda tagasi, sest luksuslikumaks on nii palju lihtsam minna. Absoluutselt. Ja sellega harjub nii kiiresti ära. Tagasi tulla on keerulisem. Et siis ongi nagu see, et tuleb hoida kuidagi seda balanssi, sest muidu, kui sa lähed nagu liiga luksuslikuks, siis sa hakkad mõtlema, et issand, et ei saa ju perega sinna minna. Ja siis ei saa nii palju näiteks reisida. Sul jääbki selle võrra vähemaks neid reisi hoopis. Ja tegelikult see majutuskoht on reisielamusest, ma ei tea, mingi... Just me oleme tihti nii vähe, seal jõuadki õhtul, ma ei tea, kell 9 sinna, magad ära ja hommikul kohe minema, et ta ei pea olema tõesti, et igas linnas mingi luksushotell on ju, et ongi, kuna meie see reisistiil enamasti on see, et me liigume hästi palju ringi on ju, tahamegi kogu aeg asukohta vahetada. Esimest korda elus selle aasta alguses olime ühel pakettreisil, mis oli ka väga mugav ja tore. Käisime Egiptuses. Ma tean, see vahel on väga äge. See oli nagu päris puhkus. Ja just, et sa ei pea kogu aeg otsima midagi ja siis võtadki sellise hotelli, kus sul on need kõik asjad olemas. Just, ja see oligi väga mõnus. Aga nii palju mul ikkagi nagu ei suutnud vastu panna, et ma seal läbi reisibüroo bookisime, aga mis muutis, ma arvan, selle reisi väga nagu eriliseks oli see, et me olime 9 päeva, aga siis me olime nagu 3 erinevas nagu majutuses. Et me natuke ikka liikusime. Aga siis oli see, et tegelikult siis on, esiteks saad sellest Egiptuse mingi Sharm el Sheikh'ist palju parem ülevaate, et mis seal päriselt nagu toimub, et sa ei ole ainult ühes selles piirkonnas. Ja ongi see vaheldus, et ühes olid soojemad basseinid, teises natuke jahedamad, aga teises oli jällegi, ma ei tea, hommikul pannkoogid paremad. Tegib siuke nagu lahe võrdlusmoment. Ja samas ka võtab ära selle riski, et paned terveks saaks ühe hotelli ja midagi on nästus on ja nagu ole seal on ju. Ja ma olen täiesti nõus, et 3 päeva oli võib-olla eelmine juba parem, aga jällegi. Aga sa tead, et sealt veel tuleb. Me panimegi kuidagi täpselt niimoodi, et hinna järgi vist, et alustasime kõige nagu siuksest
no läksime järjest paremasse, nagu mis oli nagu hinde poolest, ütleme mitte hinna, vaid hinde poolest oli kõige parem, selle jätsime nagu lõppu. jah. Kusjuures mina olen ka nii teinud, et jällegi kuskil Aasias ringi seigeldes, et muidu on sellised lihtsamad on ju. Ja siis mingi öö siis sa võtad selle nagu väga hea hotelli ja naudid, mis iganes on see vaade või mis see on, et kuidagi teed pai endale, et minu meelest sellised peab vahvad. poputama vahepeal. Ja, aga kas on juhtunud nii ka, et õhtul oled ja ei ole kuhugi minna? Või mingid selliseid äpardusi sellega? Kas sul meenub? Mulle meenub üks linn Marokos, kus tõesti oli jube väike valik ja vaat see oligi see Ouarzazate. Erachidia. Tõesti mitte midagi ütlev linn, kus ma arvan ükski turist kunagi ei käi, aga meil oli sealt ühte lugu vaja teha saate jaoks ja seal oli üli väike, mingi 3 Airbnb korterit võib-olla oli nagu pakkumises ja üks nendest oli enam-vähem siukse talutava hindega. Ja siis sinna me läksime. Aga ikkagi üldiselt ongi vist see tehnoloogia ja see ligipääs nagu või ikkagi tänapäeval on suht valik on ikkagi suur ja lai. Et see nagu katuseta kindlasti ei jää. Jah, ja nüüd on küsimus pakettides ka, et Euroopas ütleme, kui sa otsid netipaketid on väga mõistliku hinnaga, aga võib-olla mõnes riigis on see, et ma väga ei tahagi seal netis surfata. Ja. Kuigi praegusel ajal see e-SIM-i värk on ka jah, see töötab päris hästi. Ja enamjaolt ikkagi, kui me reisime, kuigi e-SIM-i asja võiks kasutada, me ikkagi ostame füüsilise SIM-i nagu. Mina just ei ostnud nüüd, kui ma käisin seal Austraalias. Ma kasutasin e-SIM-i, ma käisin ju nagu 3 riigis korraga ja siis oli väga mugav see, et nagu e-SIM-iga. Ja võt see on minu meelest, kui esimest korda natukene on selline, et kuidas see töötab, ma olin natukene hädas, aga kui selle kuidagi esimese kogemuse saad kätte ja saad aru, et see päriselt töötab, siis on palju lihtsam, aga seda võiks küll soovitada meie kuulajatele, vaatajatele ka, et vaadata neid e-SIM-e. Ja, aga sa juba rääksid nagu sellest Marokost ja tegelikult sellest reisisaatest ka. Et see vist päris puhkus ei ole, on ju, et sa pead ju kogu aeg mõtlema, et ma näen ka, kes sisu loovad näiteks, et sa kogu aeg mõtled, kus teha, mida me üldse tahame näidata, on ju, et sa oled ju tööl, et kuidas te enda jaoks mõtestate seda projekti, et kas see on selline nagu võimalus sellist elustiili elada ja sellist kogemust saada või ei usu, et see lihtsalt, lähme reisima, on ju, et saaks reisida lihtsalt. No see on kindlasti ikkagi töö, et see on väga suur töö ja raske töö, et me oleme ikkagi just kõik need teemad on ikkagi meil ette valmistatud ja me ei lähe nagu puhkama kindlasti mitte, sest see oleks nagu võimalik. Aga ta on nagu kõige raskem töö, mida nagu põhimõtteliselt mina kunagi teinud olen, aga ta on ka kõige lahedam, et selles mõttes tal on nagu väga balanss on nagu paigas, et see ikka see kogemus, mis sa saad, on nii äge. Olgugi, et ta on nagu selline, et ta on ikka väga tihe on, et see nagu eriti laste kõrvalt. Jah, et lapsed lähevad magama, siis tead, et täna õhtul sul on see aeg, et järgmist päeva ette valmistada ja siuke kogu aeg pead hästi kuidagi olema, kohal olema kogu aeg on. Ja puhkehetk ei ole, et ongi, et oligi põhiliselt see, et lapsed läksid magama, siis oli aeg ja siis, kui sai ühte last lõuna ajal kärutatud, siis oli nagu teine aeg, kus on kõike nagu ette valmistada, eks. Aga jah, et see, mis on nagu lõpuks või see kogemus, mis sa saad, jah, et see on nii kõige ägedam. See on siuke elustunne. Absoluutselt. Ja ma arvan, et ka arened hästi palju, sest ajus tekib palju erinevaid uusi ühendusi, ma arvan, et sa kogu aeg mõtled nii need asjad. Ja ka see saadet filmides reisimine, see paneb nagu sind rohkem kuidagi märkama, tegema mingeid asju, mida sa muidu ei teeks, eks ju, reisidel võib-olla otsima mingeid kohti ja võimalusi, mida sa võib-olla lihtsalt ei viitsiks. Aga jah, et kuna sa tahad ju teha nagu vaataja jaoks põnevat telesaadet, et siis sa pead panema ennast mingitesse olukordadesse, mis on su mugavustsoonist väljas võib-olla, aga tagantjärgi on need asjad ikkagi need kõige eredamad mälestused. Et selles mõttes ka meile ongi, et me alati tunneme, et see on jube raske kogemus nende saadete tegemine, aga jah, et miski ei ole nagu rahuldust pakkuvam samal ajal. Et ongi, et see teine aspekt, millest me juba ka rääkisime, on see, et sa saad nagu reisil perega kogu aeg koos olla, eks ju, sa oled 24 tundi kogu aeg nagu koos. Tööl oled koos lastega. Jah, tegelikult oledki, et see teebki olukorra hästi keeruliseks ühest küljest, aga teisalt
noh, kui toredad need ühised mälestused on, eks ju, mis sellest kõigest ikkagi jäävad. Nii et ja lastel on hea vaadata ka tulevikus. On. Ma loodan, et nad ei tule ütlema, et kuule, ma ei taha sind, lõika mind välja. jah, et võib nii ja naapidi minna, eks ju, aga lõpuks lapsed on nagu nii palju, kui nad rääkida oskavad. No Milli oskab väga palju, aga tema, ütleme nii, et kui me Marokost tagasi tulime, siis mul oli siuke, et ma vist ei suuda seda enam nagu teha, et see oli nagu nii intensiivne. Aga siis jällegi, et meil tütar Milli on kogu aeg, millal me läheme, millal me teeme jälle ja nagu siis noh, ütleme, tema on jälle pannud mõtlema, et äkki peab ikkagi, noh, kõik see siuke raskus vaata lahustub ära ja ajas ununeb ja kõik need head emotsioonid jäävad nagu pinnale. Ja siis jah, nagu nüüd on see tunne, et tegelikult ikka peab veel tegema. Et see jah. Võib-olla kuulajatele infoks ka, et tütar on 4-aastane ja poeg on 1-aastane praegu. Kahene. Sai kaheseks, jah. See võib-olla kaheseks. Ja, aga kas ongi 4, et mõni aasta on veel aega enne kooli minemist, et võib-olla kooli ajal on keerulisem selliseid asju, projekte teha. Aga kuidas te ise näete ennast, et pigem Eestis või pigem kui nii palju reisida ei saaks, et kas siis hoopis elada mujal? Tead, mina olen seda mõelnud, et natuke jääb arusaamatuks, et kas tõesti ei saa kooli ajal nagu teha neid reise, sest see nagu tehnoloogia areneb nagu nii kiiresti, et lõpuks nagu noh, see sama ja AI õpetajad ja mitte AI õpetajaid, vaid näiteks õpetajad, kes siis nagu AI tarkvarusid kasutavad. Et võib-olla siin ikkagi juba 3 aasta pärast on niimoodi, et see füüsiliselt see laps ei pea kogu aeg kohal olema. Sa oled nii optimistlik. Ma mõtlesin ka kunagi nii, kui lapsed koolis ei käinud, mõtlesin, nüüd on kõik teisiti ja siis läksid lapsed koolis ja väga palju ei ole teisiti. Et sa kuidagi tahad nagu kiiremini, aga see muutus on nii suur lihtsalt. Mis ei tähenda seda, et mingi kool näiteks hakkab pakkuma sellist ja täna juba on e-õpped on ju ja ütleme need international koolid, kus sa siis inglise keeles õpid ükskõik kus maailma paigas on ju sisuliselt. Ja ma arvan, et see teistpidi jällegi laps on ise palju iseseisvam, kui ta peab nii-öelda neid kuidagi teisiti õppima neid asju. Ta vastutab nagu selle eest rohkem. Aga just see, et see tehnoloogia areng praegu muudab nagunii või pöörab selle pea peale see AI tulek, ma arvan, kogu haridussüsteemis. Et see, et juba Eesti riik hakkab seda integreerima, see on väga hea samm, aga vabalt võib olla, et 3 aasta pärast on nagu see, et sa oled koolist eemal 1,5 kuud, võib-olla ei ole nagu suur probleem, sest sa tegelikult saad kogu aeg ikkagi nagu olla ühenduses, aga see nagu need tarkvarad võib-olla aitavad sul ikkagi nagu täpselt samamoodi edasi õppida, nagu sa koolis õpiks. Jah, aga kui on küsimus selles, et kas me nagu näeme ennast elamas kuskil mujal, ma pigem nagu ideaalis ei tahaks Eestist ära kolida ja tahaks, et lapsed saaks siin üles kasvada, aga mis meie jaoks ja ma arvan paljude eestimaalaste jaoks on ikkagi kõige suurem hirm on see, et lihtsalt kuna meie idanaaber on selline nii ettearvamatu ja siis paratamatult nagu kuskil kuklas on kogu aeg see mõte, et aga äkki peaks nagu vähemalt mõtlema tagavaraplaani enda jaoks välja, et võib-olla oleks mõistlik vähemalt vaimus ette valmistada ennast selleks, et võib-olla peab kolima kuhugi mujale. Nii et kui me reisime kuskil, siis me tihti ikkagi mängime selle mõttega, et kuidas võiks olla näiteks siin elada kunagi päriselt. Aga ütleme põhimõtteliselt seda paika, kus oleks parem, kindlasti ei ole. Ma tahtsin küsida, kas te olete praegu näinud, et mis see selline esimene variant oleks, kas oleks nõus olema? Jah, me nüüd just nagu justkui enda jaoks leidsime sellise linna, kus meile tundus, et siin meile meeldib ja see oleks väga elamisväärne paik kindlasti. Aga eks näis, jah. Võite seda avaldada või see on saladus, muidu lähevad kõik eestlased? Ma ei usu, see on väga ebapopulaarne turismisiht. Ja sinna tavaliselt ei satuta, aga muidu linn on Lecce, on täpselt seal Itaalia kontsa osas, see on tõesti fantastiline linn. Hästi ilus, maalilise barokkstiilis vanalinnaga, hiljuti mingi 20 aastat tagasi kompaktselt korda tehtud vanalinn, tõesti nagu mingi selline muinasjutt näeb välja ja samal ajal turistid sinna veel ei satu eriti, et ta ei ole nagu selline linn, mida Itaalia ja Itaalia, ma arvan, seda ka nagu ei reklaami nagu mingit sellist olulist turismi sihtpunkti ja samas seal linnast on siis niimoodi, et kuna ta jääb sinna kontsa ossa, siis seal linnast on
45 minutit autoga ükskõik kuhu mere äärde. Sest sul nagu ütleme 270 kraadi on ju meri igal pool. Jah, et hästi ilus piirkond ja Egertil üks väga hea sõber omab maamaja seal lähedal ja et see tundub selline kõige potentsiaalikam koht, et kus me näeme, et võib-olla võiks sinna mingi kinnisvara soetada millalgi igaks juhuks, aga see on nii värske mõte, et me veel ei ole päriselt midagi sellist otsustavat välja mõelnud selles osas. Peame aasta pärast tegema väikse küsitluse, et kui paljud siis meie kuulajatest ja vaatajatest sinna läks vaatama kaeva. Väga soovitaks küll. Ma täitsa ise mõtlesin küll, et võiks minna vaatama. Väga soovitaks, sest sinna lendab Brindisi ja Paarisse nagu lendavad sinna nagu väga lähedale. Et seal on suured nagu lennuväljad, aga see linn ise on siis sealt autosõidu kaugusel, ma ei tea, mingi tund või umbes nii. Ja tõesti väga mõnus. Seal on veel see, et vana linn tehti mingi 20 aastat tagasi või? Jah, korda. Tehti korraga korda. Et see on nagu lihtsalt maaliline. Nagu kõik on hästi ilus, nagu kõik nagu midagi. Ja väga mõnusad sellised moodsad toidukohad, poed, et isegi ma ei tea, ja kuna seal on vähe turiste, siis seal ei ole mingit sellised pudipadi, mingit suvalisi poekesi, kus üritatakse sulle mingit, ma ei tea, suveniire pähe määrida või niimoodi, et siuke hästi kuidagi saad selle õige Itaalia, täpselt autentse vaibi saad sealt nagu kätte ja ei kuule nagu mingit inglise keelt ülemäära või kuigi kõik nagu teenindajad, aga kõiki rääkinud ka muidugi inglise keelt ja see on ka alati sümpaatne, et kui sa lähed kuhugi ja siis saad nagu seda päris kohalikega nagu üritad seal pusida, et suhelda nendega. Võib-olla reisi nendest nippidest ma täitsa soovitan kõiki kuulajaid vaadata kogumispäevikust, et seal oli väga kihvte just see pakkimise mõtteid ja ka see, et kui lendad kuhugi kaugemale, et teha selliseid vahepeatusi ööbimistega. Et võib-olla liigume edasi siis, ma küsin veel korra projektide kohta ja selle sama, et teil on nagu põhitöö ja siis te teete erinevaid projekte. Et mille baasilt te üldse otsustate, et või kuidas te selle ära handlite, et mida me teeme või kuidas me teeme? No minu puhul ma arvan on nagu see, et vist millest ma tahan õhtuti mõelda, siis sellega ma põhimõtteliselt tegelen, et ega ma nagu ongi näiteks, et vahepeal on nagu muusikaga on selline tuhin peal ja siis nagu lükkad seda vankrit edasi vahepeal ilma ratasteta, aga ta ikkagi liigub ja siis kui jõuad selle eesmärgi täidetud, siis jälle ajus vabaneb mingi natukene ruumi tekib ja siis tekib see uus mõte, et nüüd võiks seda teha ja mina olen kuidagi hästi, eks mulle meeldib olla hõives 100% kogu aeg teha midagi. Ja siis ma arvan, et otseselt nagu lihtsalt selle tunde pealt, et mis sind justkui nagu õnnelikumaks teeb, et siis sellega parajasti tegeled nagu kõige rohkem. Kas te panete kalendrisse ka kuidagi selle ühise aja, et kui sa ütled see hõives olemine on ju, et just, et tuleks ka koos aega olla? Seda me kalendrisse vist niimoodi koos aega eraldi ei ole panda, aga meil on ühine kalender ja selles mõttes me kogu aeg kogu aeg vaatame seal. Aga me üritame ikkagi et korra nädalas nagu võiks selline mingi kohtingu õhtu olla, kus siis jälle kõik kuhjunud pinged läbi rääkida, et mis selle nädalase olmega nagu jõuavad tekkida. Piret, kuidas sina valid oma töid? No viimasel ajal on ikkagi kõige tähtsam see, et kõige kõrvalt jääks lastele aega, et nad on veel nii pisikesed, et 2 ja 4, et siis ma ei taha ennast hetkel veel lukku tõmmata. Et selles mõttes ma olengi ikkagi viimase aasta jooksul päris mitu muidu väga sümpaatset pakkumist ära öelnud just selle pärast, et ma ei tõmbaks ennast kinni või et me perena ei tõmbaks ennast kinni, et kui mõlemad rahmeldavad täistuuridel tööd teha, et siis ei jääkski lastele ja perele nagu aega. Et praegusel juhul on minu jaoks nagu see on esmatähtis et mul oleks ikkagi mingi ajavaru, et ma saan perele ka pühenduda. Nii et ehk et see valik tuleb siis selle pinnalt, et kui palju see asi võimaldab olla paindlik ajalises mõttes.
noh, see on seesama, et kui sa ütled mingitele projektidele jah, siis sa võib-olla ütled perele ei, on ju, et see valikukoht ja see tuleb ka, ma arvan, ajaga ja minu meelest on hästi äge kuulda, et nagu teadlikult seda teed. Aga kui me nüüd räägime sellistest ka suurematest, ma ei tea, eesmärkidest, noh, kas või rahalistest eesmärkidest või mingitest projektidest, unistustest, et kuhu te liikumas olete? Kas teil on mingid ühised või pigem on see, et mul on see visioon ja sul, noh, ütleme eraldi meil ka on ikka kindlasti. suht ühised nagu nii-öelda jah, et kui mina teen aktiivset muusikat, siis on ka kuidagi ühine. Jah, et mina nagu mõtlen kaasa alati, vähemalt üritan, eks ju, ja aidata nii palju, kui ma saan. Jah, et kõik, mis me teeme, kuidagi lõpuks kujuneb mingiks ühistegevuseks. Jah, aga ütleme jah, suurem. No ongi jah, igasugused sotsiaalmeedia koostööd alati teeme ju ka kõike koos ikkagi lõpuks, et üks võib seal figureerida nagu rohkem pildis, aga ikkagi alati koos mõtleme ja filmime ja kõik see, et jah, mulle tundub ka, et me elud on hästi nagu läbi põimunud, et jällegi mõnes mõttes mõni võib-olla mõtleb, et see on nagu halb, aga ikkagi ma tunnen, et meil ikkagi oma aeg on ka, eks ju, et selles mõttes, et seda me ju võimaldame teineteisele, aga minu arust on ülitähtis ikkagi ka see jah, et oleks neid ühiseid eesmärke ja ühiseid tegemisi võimalikult palju, sest see nagu liidab lõpuks. No see teebki teist nagu pere või sellise ühtse meeskonna. Ja, et kui tekib see moment, kus mõlemal on mingid omad täiesti erinevad hobid näiteks ja siis nagu hakkab see lahku kasvamine, et selles mõttes mina nagu tunnen, et see on, ma üritan vähemalt hoida seda, et meil jääksid need mingisugused ühised sellised nii-öelda hobid ja asjad, mis meie puhul ongi tegelikult suuresti see reisisaade ja reisimine ja kõik see, eks ju, mis meid on kunagi kokku toonud ja loodetavasti see nagu hoiab koos ka. Et, Kas te sporti ka teete? Jaa. Kas seda teete ka koos või on need, see on see koht, kus jälle oled nagu oma aeg? See pigem eraldi, nagu selles mõttes on. Nii ja naa, sest et me jõusaal on meil ühine, mõnikord satume koos. Ja hommikul jalutamine näiteks, mis pole küll sport otseselt, aga no ikkagi, on ikka jalutamine. On jah, et meil on nagu see point, et hommikuti üritame, kuigi lapsed mõnikord üritavad vastu vaielda, aga me üritame vähemalt seda, et me saame nagu hommikul siis esimese asjana viime lapsed lasteaeda kõndides. Õnneks meil on selline mõnus distants edasi-tagasi 1,5 kilomeetrit, eks ju. Et siis jah, et see on see esimene asi, et alustame päeva sellega, et me saame koos kõndida ja. Ma arvan, me polegi väga vist, võib-olla paar korda on juhtunud see, et ainult üks peab laps, et 2 lasteaeda viima. Et me käime nii lahe, vaata, see koos olemine või kuidagi selle rutiini või see, et lihtne oleks öelda, kuule mine vii sina ja ma teen, ma ei tea, koristan siin nii kaua, aga see ongi see koos aja võtta. Jah, mulle ka jällegi meeldib see, et ongi sinna minnes on, eks ju, lapsed ka ja oleme nagu seal perena hõivatud, aga siis tagasiteel me saame alati juba nagu mingid asjalikke asju oma vahel arutada. Et see on ka nagu oluline aeg, see tagasi kõndimise aeg ja samal ajal ka siuke aktiivne aeg, et mina alati, kui ma lähen lasteaeda lapsi viima, siis ma panen ikkagi nagu põhimõtteliselt trenniriided selga ja siis ütleme ideaalses ajas ma kõnnin ka siis pärast meie kodu lähedal asuvasse jõusaali sisse, et seda nüüd suvel pole juhtunud, aga muidu jah oli ja sul oli hea rutiin ja mulle meeldib just käia nagu enne siis, kui see õhtune olmetrall jälle lahti läheb, et siis mulle meeldib nagu enne käia ära. Et siis tekib, vaata, trenn annab seda lisaenergiat, sest ma tunnen, et mul nagu hästi produktiivne aeg on 9-st mingi 11 on see, kus aju mingi hästi palju nagu suudab asju teha ja siis ma ei taha seda trenni alla panna, vaid siis on pigem oled arvutis ja teed mingit tööasju. Ja aga siis ongi, et kuskil seal 4-5 või 5, ütleme jah, 4:30, 5:30 nagu trenn on nagu minu arust kõige parem, siis sul on õhtul nii palju energiat. Ja väsinud ka oled, on, et ütleme pead hakkab puhkust. Aga lihtsalt, et trennis tegelikult tekib see mingi laeng pärast, et siis sul on seda energiat lastega seal mängida ja möllata, et siis see on nagu, see on parim, aga nagu loomulikult seda nagu kuna meil on elud on siuke, et nagu rutiini on vähe, siis ongi nagu see, et tihti peale
noh, käid siis jälle seal mingi 6 aega ära, aga siis jälle on paus, sest lihtsalt nagu elu on teistsugune. Elu sõidab, jah. Aga noh, vaata, see on jälle see, et kui mul on selline ideaalne plaan on ju, teen nii kaua, kui ma jõuan, vahepeal midagi muutub on ju, aga see ei tähenda, et ma loobun sellest, et kui mul jälle võimalus on, siis ma jätkan sellega, et see on mest nii oluline, et tihti inimesed annavad siis alla, et ei, ma enam ei suutnud käia, on ju. Jah, me kõik seal kukume vahepeal ära, aga jätka seda samat mõtet. Ma saatsin teile ka Swedbank Tallinna maratoni kutse, et nüüd ma saangi kuulda teilt, et kas te lähete kõndima või jooksma või mis teil plaan on? Tead, noh, räägime. No maraton minu jaoks kindlasti on liiga pikk distants. Ei, no seal on lühemad distantsid ka 10 kõndimist. Jah, me ei ole veel ennast kirja pannud, et hea meelega võiks osaleda, sest me just käisime nüüd möödunud nädalavahetus, osalesime terve perena Narva linna jooksul, et ja meile nagu väga meeldis see kontseptsioon, et lapsed tegi, põhimõtteliselt Milli tütar tegi siis oma laste jooksu, sina tegid 5 kilomeetrit, mina tegin 10 kilomeetrit. Ja, et sa nagu justkui harrastad seda siseturismi, eks ju, avastad Eestimaad ja siis samal ajal on ka see sportlik väikene nüanss seal juures ja mis mulle veel eriti meeldib, et noh, loodetavasti sellest kujunebki mingi selline nagu peretraditsioon, et lapsed ka vaatavad, MS ikkagi ka teevad trenni. Ja, võt see ongi. Saad mingi medali ja just seda rõõmu ikkagi. Et just kuidagi, mulle isiklikult jooksmine on nagu ikkagi keeruline tegevus, et mulle kõndimine meeldib sellepärast, et siis saab kuidagi mõtteid mõelda. Joostes ma mõtlen ikkagi nagu sellele jooksule endale või et sellele pingutusele. Jooks aeglasemalt. jah, et aga mul on siis jooksmisega on nagu siuke, mul hakkab igav nagu. Ja siis jooksmine on nagu raske, aga nüüd ma olen ka aru saanud sellest, et see nagu ma kujutan ise ette, et ajus on mingi lihas, mis siis nagu ütleme, mida sa saad treenida ainult siis, kui sa nagu oledki oled selles nagu ebamugavuse sees. Et siis see lihas nii-öelda muskel treenib. Et siis mida rohkem seda treenid, seda nagu mõnusamaks see asi läheb, et praegu ma jooksuga ongi mul täpselt see seis, et üldse ei meeldi, aga kogu aeg nagu pingutad ja kogu aeg läheb paremaks ja paremaks ja paremaks. Ma ei tea, kas ta kunagi üldse nagu meeldima hakkab. Aga... Võib hakata, hoiatan, võib hakata, aga ma ise tunnen, mulle väga meeldib jooksmine, aga jällegi ma jooksen võib-olla rahulikumas tempos, see on täpselt see lõdvestav, aga samas see hingamine minu meelest, et need kõhulihaseid või kogu seda pinget nagu võtab maha, et kui sa kõnnid, siis sa ei saa sellist koormust, et sa nii hingaks nii palju ja nii sügavalt, et see, mis mulle väga meeldib, et ühesõnaga näeme siis stardis, mis iganes stardis seal. Väga vahva. Ei peab minema, selles mõttes toredad on need ühisjooksmised, need nagu motiveerivad kuidagi teistmoodi ennast kokku võtma. Jah, ma tean, paljudele ei meeldi need rahvaüritused, mina ka vahepeal pikalt ei võtnud osa, aga nüüd eelmine siis september käisin ka sellel jooksul ja tegelikult oli ülilahe ja meil muidugi oli hästi palju kolleege, et särgid olid seljas ja paljud ei tundnudki, aga sa tead, tema on ka minu kolleeg on ja et see andis sellise teistmoodi poweri, et hästi kihvt. Aga üks asi on siis endasse investeerimine, aga räägime korra investeerimise teemast ka. Et ma tean, et te mõlemad olete investorid, investeerite nii teise kui 3. sambasse, pensionisambasse, siis ehk siis tulevikuks. Ja Piret, sa veel rääkisid pensionivaldkonna juhi Kaire Peigiga ka natuke need põhitõed üle, et kes siis tahab, otsib kogumispäevikust. Aga ega sina investeerid veel nii-öelda eraldi ka väärtpaberitesse, et kui pikk sul see kogemus on olnud ja mida sa proovinud oled? Ütleme nii, et ma olen, mõtlen, mis aastal ma mingi nagu päriselt hakkasin tegema, äkki oli 2018 või midagi sellist. Ja siis ma olen tegelikult ostnud valdavalt nagu üksik aktsiaid, et ma
ja no ütleme aga niimoodi. Eesti turult või USA või? Pigem on ta nagu Kanada, USA ja siis tegelikult on jah mingid üle maailma erinevad mingid ettevõtted, mis siis mulle tunduvad. Tegelikult ütleme, kuidas ma nagu seda teen, on see, et mul on mingid kindlad inimesed, keda ma jälgin ja siis on see, et nad annavad mingid soovitusi ja siis ma lähen ise uurin, kas ma saan tegelikult sellest ettevõttest üldse aru. Ja siis kui see jõuab mulle kohale ja sellel on see inimene, kes seda soovitab, teda ma nagu usaldan. Ongi mingid nii-öelda influencerid. Kas need on eestlased või välismaalased? Välismaalased, jah. Ongi, et on mingid erinevad mingi Patreon on see, kus ma mingid inimesi jälgin, eks. Siis YouTube'is on mingid, ühesõnaga ongi nagu siuksed erinevad inimesed ja siis ma jah, põhimõtteliselt nende järgi ostan siis mingisuguseid aktsiaid. Et ja mulle nagu tegelikult väga-väga meeldib see, ma tunnen, et ma olen mul on rahast võib-olla piisavalt nagu suva, et sa tead, et see raha ei ole sinu toiduraha, mida sa investeerid, et sa saadki proovida mängida ja eriti äge, kui see kasvab, on ju. Jah, et ütleme, et ma nagu ostan selle ja siis me tegelikult üldse ei vaata, et mis see nagu teeb, sest ma nagu pigem mõtlen kogu aeg ikkagi sellele, et ma ei võta seda kunagi välja, põhimõtteliselt on pigem on selline pikaajaline investeering, et kui sulle see ettevõte tundub, et nagu sobib ja see mõtteviis on ju, või see, ma ei tea, valdkond on ju, et siis sa pigem osta ja hoia strateegia. Ja ütleme, et põhiline asi, mis ma olen selles mõttes hästi, võiks öelda konservatiivne selle osas, et ütleme, mingid siukseid värskeid ettevõtteid üldse ei osta, vaid pigem see, kes on tõestanud, et nad on oma nii-öelda lubadusi pidanud, mida nad iga kord ju antakse hinnang, mis uus kvartal või siis aasta toob. Ja kui nad on mingi 40 aastat seda kogu aeg nagu tabandeks, et siis see on väga hea ettevõte. Ja kui muidugi seal tekib alati see, et hea ettevõte võib olla ka kallis, et seda tunnetust annavadki mul need nagu siis nii-öelda nõuandjad sealt internetist, kes ütlevad, et praegu on tegelikult hea hinnaga, eks. Kui juhtkond või midagi muutub, et mingi aeg ma saan aru, et tegelikult ikkagi pead vaatama. Mingeid korporatiivseid sündmusi. Jah, nagu tegelikult investorid peetakse neid koosolekuid, siis ma nagu tegelikult õhtuti ongi see, et kõik lapsed lähevad magama, ma lähen, viskan ka pikali, siis ma panen ühte kõrva, nagu kuulan neid nagu kokkuvõtteid või selliseid ülevaateid. Ja või ütleme, tegelikult mulle meeldibki kuulata tegevjuhtide nagu intervjuusid või et kui see tegevjuhil nagu on sära, on kuidagi silmis, siis nagu on õige asi. Ja siis sa saadki selle tunnetuse ka kätte, ja see ei arenda mitte ainult nagu investeerimise mõttes, vaid ka inimesena. Et saad mingeid mõtteid nagu juhtidest, juhtimisstiilidest ka. Kui suur sul see portfell on ja kas sul on mingi eesmärk konkreetne või sa pigem niimoodi, et kui jääb mingit raha üle, siis investeerid või mis see su strateegia on? Pigem on nagu iga kuu kindla summa, kogu aeg kannangi kontodelt täitsa niimoodi teise kohta ja siis see on mul see raha, mida ma saan nagu igakuiselt investeerida. Mõni kuu ma ei osta mitte midagi, aga mõni kuu ostan siis selle nagu 2 kuu või kogunenud raha eest, jah. Et siis ütleme, see on nagu selline mis veel küsisid, et? Ma küsisin, et kui suur see portfell juba on ja kas sul on mingisugune konkreetne eesmärk ka? Eesmärgina ma arvan, et üldse nagu miks nagu raha, et see on 2 eesmärki. Üks on see, et sul oleks nagu vabadus teha mingil hetkel midagi, kui sul tekib idee, eks. Et näiteks kui me hakkasime reisisaadet tegema, siis tegelikult see oli ikkagi pidid nagu investeerima kõigepealt. Et ei olnud nagu niimoodi, et lähed ütled telekanalile, et tahaks saadet teha, et näe, siin on raha. Et ei olnud, et pigem oli see, et see oleks võinud ka ebaõnnestuda, aga me ise tundsime, et me tegelikult suudame nagu 2 teha, sest me teemegi reisisaadet tegelikult 2.
et me filmime ise, monteerime ise kõik asjad, see, mis arvutist välja tuleb, see läheb eetrisse, et keegi seal vahel rohkem ei ole. Ja me ise tundsime, et me suudame nagu seda teha. Ja siis pigem oli see, et me tegime selle asja valmis ja siis me ütlesime, et kes soovib põhimõtteliselt. See on tegelikult väga hea koostöö selles mõttes, et tõesti, et sa teed kõik valmis, see on kõik sinu kontrolli all, et sa ei pea ostma seda teenust sisse. Ja ma mäletan, kui me koostööd ka alustasime, et kõik need videod ja kõik selle sisu, mis te olete teinud, et see kvaliteet on väga-väga hea ja väga-väga korralik ja kui me ütlesimegi, et et tegelikult võiks rahulikult teha, et teil see latt on juba nii kõrge on ja see kvaliteedi mõttes, et te lihtsalt ise ei luba seda, et ei oskagi teisiti, ma arvan. Ja, et nüüd ütleme, et saaks veel paremini selle. No mõtlesin see, et ise tahad, et sa juba näed neid väikseid nüansse, mida tavavaata üldse enam ei märka, aga see on see pürgimus kogu aeg, ikka tahaks paremaks, et pärast vaatad järele ja mõtled, seda võiks nii, aga järgmine kord jälle teed, teisiti ja paremini. Aga jah, et siis see ongi, et üks eesmärk on siis see, et oleks see vabadus õigel ajal saaks nagu kasutada, teine asi on ongi väga basic see, et sa ei mõtleks, kuidas, et sa ei sõltuks pensionist endast nagu. Sest ma ei tea, mis see tulevik toob. Ja ütleme, et see on ka selge, et rahvastik muutub niimoodi, et sul tegelikult maksukoormus noortele läheb aina suuremaks. Ja siis on, ma ei tea tegelikult, mis pensionist saab, et kui see on nagu matemaatiliselt vaatad, siis see on nagu raske ülesanne, et ei teagi, kas tekib see sama AI tulekuga, kus veel asendatakse inimesed ära, et kas tekib kodanikupalk või iga AI rakenduse pealt makstakse mingi raha siis riigipotti, kus siis makstakse seda, jagatakse nii-öelda inimeste vahel laiali, kuidagi peab seda nagu tegema. Aga ütleme, et ongi, et ma ise mõtlen, et me perena ei taha nagu sõltuda sellest, et et me ei saagi pensionit näiteks. Ma loodan, et seda niisugust asja ei juhtu, et inimesed ei saagi pensionit, aga lihtsalt... kindlasti see osakaal on väiksem, et see vastutus inimesele endal on palju suurem, et ma ise mõtlen välja, kuidas ma saan siis hakkama selles eas, või kui ma varemgi tahan mitte töötada enam, et mis mul need sissetulekud siis on, ja mis ma olen siis täna tegelikult juba kõrvale pannud selleks, et ma tulevikus saaksin endale seda lubada. Ja. Kas on mingeid selliseid investeerimisel, ma ei tea, selliseid õppetunde või valusaid õppetunde või vastupidi, mõtled, see läks ikka ülihästi. Tegelikult on nagu näiteid mõlemast otsast. Pigem põhiline sellised, ütleme, õppetunnid on see, et kogu aeg, kui ma olen midagi nagu müünud, siis ma olen nagu lõpuks liiga vara. Liiga vara, jah, et nagu kuidagi, ühesõnaga, tegelikult nüüd ma olen seda õppinud, et miks ma olen midagi ostnud, siis ma panen nagu kirja. Jah, see tees nii-öelda. Ja, et siis ma nagu tulen selle juurde tagasi, miks ma ikkagi nagu, mis see väärtus on, et siis see on minu õppetund olnud, et ongi, et ma ostsin näiteks mingit kunagi, kui ta oli hästi haibitud, oli Palantir ja siis ostsin selle, siis oli niimoodi, et vist ostsin 20-ga, siis vahepeal langes 6 peale. See oli mul põhimõtteliselt vist esimene investeering nagu. Klassika. Ja siis oli 6 peale, aga ma olen see, et ma nagu, et ma ei müü kahjumiga. Miinusega ei müü, mis on, ma arvan, nagu hea nagu selline loogika. Aga siis oli 6 peale ja siis oli see, et siis ta tõusis uuesti 20 peale ja siis ma mõtlesin, suva müün maha, sest ma tegelikult sain aru, et see oli siuke emotsiooni ost, tegema ei saanud sellest ettevõttest aru, aga nüüd see on mingi 120 peal tõusnud, et ütleme, oleks võinud hoida, oleks 5 korda seda sama raha praegu nautinud, aga samas ma nagu otseselt ei kahetse ka, sest see nagu, ta oleks võinud samamoodi 6 peale tagasi kukkuda, mis iganes on. No see ongi see, et väiksed õppetunnid ja tegelikult ka ise enda tundma õppimine. Jah, täpselt, jah. Et kus see mängumaa või see piirid on. Ja siis see ongi, et teine oli see, et seda meta müüsin nagu kuidagi liiga vara maha, aga jällegi see liiga vara müümine on jällegi siuke kahe otsa. Tagantjärgi tarkus on. Jah, tagantjärgi tarkus, samamoodi oleks ta võinud sealt kukkuda ja mis iganes. Aga nüüd siis ma saan aru, et ma olengi, tegelikult mulle sobib see, et natukene nagu rahulikumat
aktsiad võib-olla, et palju ei ole sellist kaasapõnkumist. Ja. Aga siis huvitav, ma tegin siukse eksperimendi, kuna ma natukene olen krüptot ka ostnud, siis tegin niimoodi, et alati kui keegi kas või mingi taksojuht või kui sõber ütles, et see krüpto on täiesti mõttetu asi, siis ma mõtlesin, et ma kindla summa, mille eest ma siis iga kord ostsin, kui keegi ütles, et see on nagu hästi halb. Ja see on olnud mu kõige parem investeering üldse. Siis on all see tavaliselt, siis nad on just kaotanud tavaliselt. Ja, kõik on nagu see usk on nullis. Ja siis see oli nagu selline, et see üliraske on osta. Ja emotsionaalselt on väga raske. Väga raske on osta, aga siis ma mõtlesingi, et ma teen selle, et et kui keegi räägib, siis ma lihtsalt ostan ja vaatab, mis saab. Ja ongi, et see on. Aga ütleme, et praegu ma julgeks krüptot osta, praegu ta on juba nii nagu kõrgel, et mina ei tea, mis sellest saab. Ja ma arvan, et kui see krüpto läheb veel 10 korda, siis ma ikkagi ei kahetse, et ma ei ostnud, sest see võib ka 10 korda alla minna, ma ei tea. Keegi me ei tea. Ega investeerimise kohta öeldaksegi, et osta siis, kui veri on tänavatel ja pealkirjad on lehtedes, et kõik on halvasti, kõik kukub kokku, siis on õige aeg osta, aga jälle see emotsionaalselt minna siis ostma. Ja tavaliselt on sul endal ka portfell kukkunud, siis lähed ja ostad juurde, et see ongi võib-olla selline põhiline trikk. Aga mis hoiakuid te tahate oma lastes nagu kasvatada või õpetada neile sellist rahatarkust, et meil korra oli ka see teema seal kogumispäevikus ja minu arust hästi kihvti listi tegite ka erinevatest raamatutest, et mis need asjad on, mida te ise tahate edasi anda oma lastele? No praegusel hetkel, nad on piisavalt pisikesed, et Milliga siin vaikselt, eks ju, ta siin numbreid nüüd tunneb, ja vaikselt, eks ju, arvutame ja niimoodi, ja vaikselt saab raha kontseptsioonist aru, aga praegu on veel natuke vara, et selliseid väga nagu suuri tõdesid justkui nagu õpetada, aga ma arvan, see on siuke väga lähiaja küsimus. Poodides ikka on ja vaata seesama, et annate talle mingi ülesanne, mine otsi seda või kui tema seda tahab, kindlasti, ma ei tea, osta mingid oma sellised pulgakomme, et kuidas te siis käitute? Jah, ütleme, ma ei teagi. No praegusel hetkel me ei ole nagu seda veel temaga nagu kuidagi juurutanud, et näed, et siin on sul raha ja osta ise. Et on ikka väike veel, aga ma just mõtlen seda, et ma tean, et mõned lepivad kokku, et ühe asja saad näiteks võtta, et ei ole see, et ma tulen 3 asja. Seda me ei ole nagu tõlgendanud rahatarkuse õpetamisena, see on pigem lihtsalt selline nagu kasvatus, et kuskil niisama kommi ei võta. Ja ütleme, et me tähtsustame ikkagi, ma arvan, kõik asjad nagu ütleme, kui see mingi värviraamat, mis ta seal tahtis just osta, et kui see oli 3 eurot maksis, siis ma ikkagi ütlen, et see on väga suur raha. Et nagu lihtsalt nagu, et sa pead nüüd arvestama, et see on nagu väljaminek meil, et lihtsalt, et tal tekiks see nagu selline arusaam, et mis on nagu selline ja loomulikult võtame ja mis on see, et ma ei tea, söögi võtame ja selle leiva võtame, aga see värviraamat, et iga kord ei võta. Ja. Et selles mõttes küll jah, et loomulikult kuidagi niimoodi alateadlikult pigem ilmselt see kasvatus käib jah. Aga minul on temaga ikkagi olnud nagu päris juba palju vestlusi selle raha teemal, sest ta nii väga tahab ka teenida. Ta nagu küsib, et kuidas ta saab teenida, siis mäletan seal reisil oli ka siis süke, et ta umbes ütles, et ma lähen nüüd, et läks tänaval, sinna olime restoranis, ta läks sinna tänavale ja siis tantsis seal, kuna ta käib balletitunnis, et tantsis, tegi oma balletiliigutusi, siis, et aga miks keegi raha ei anna, siis ongi seletad, et keegi saa aru, sa pead nagu, et näitasime seal tänavatel näiteid, et näed, saad aru, et tema nagu tahab raha teenida ja esineb. Jah, et siin on toodud, eks ju, mingid kõlarid ja kõva muusika. See koht, kuhu raha panna. Just, et kui sa seal lihtsalt vaikselt oma, et kuskil nagu keerutad, et jah, et keegi ei saa aru, et sa siin raha teenid. Jah, et seda küll ma olin juba unustanud jah, et vahepeal on päevakorral. Ta on kogu aeg on see, et kuidas ta saaks raha teenida, aga ma nüüd viimasel ajal on talle öelnud lihtsalt seda, et tegelikult sa oled praegu laps, et sul on see hea mugav, et sa saad ikkagi õppida erinevaid asju, et raha teenida, aga sa praegu veel nagu ei pea teenima. Tegelikult laps ei pea mõtlema, kuidas ta raha teenib. Et pigem ta peaks mõtlema see, mis talle ikkagi elus nagu meeldib teha. Ja ma arvan, et seda rahatarkust
no ütleme kasvõi lihtne asi see, et kui sa ostad mingi 10 eurose asja ja siis korrutad selle nii-öelda tootlusega läbi, mis see 10 eurot sulle, ma ei tea, 10 aasta peale toob, on ju. Et mina ostan ka praegu enda peas, mõtlen, kui ma ostan, ma ei tea, 1000 eurose fotokaamera, on ju, et siis see nagu, see 1000 eurot oleks ju 7 aasta pärast võib-olla 2000 eurot, on ju. Et see kõik asi nagu, kas see on nii palju väärt? Nagu, et kas see on seda 10 aasta pärast, kas see kaamera on minu jaoks 2000 eurot väärt? Mitte ma ei mõtle tänast nagu hinda. Ja see ma arvan aitab mõtestada ja vähem teha neid mõttetuid osta, kui sa saad aru, et tegelikult see raha, mis sul on, oleks nagu hiljem palju suurem raha. Jah, see alternatiividega kaalumine ka, eks. Jah. Ma arvan, tihti vanemad ei mõtlegi, kui me räägime rahatarkusest, et lastele või need ongi, me teeme spontaanselt, need on need meie väärtused, mida me tahame edasi anda. Vahel mõni tuleb küsima, kuidas lapsele selgeks teha, et raha ei kasva puu otsas. Ega see nii ongi nende väikeste sammudega ja tükikeste andmine, et mitte see, et mine ja unusta ja ma ei tea, võta raha ja kuluta. Et see ollagi seal kõrval, jah, see nõuab meilt aega ja võib-olla rohkem sellist panustamist, aga see tulemus jälle tulevikus on parem, aga jällegi nagu me ütlesime, et lapsed juba sünnivad erineva ja mõni on selline, kes lihtsalt tahab neid riideid kogu aeg osta ja teine on see, et tal ei ole vaja seda uut riietust osta, et nii on lihtsalt, et see ei tähenda, et me ise halvad oleme. Nojah, Milli ongi nüüd praegu tal on väga päevakorral, et tal on uusi kingi vaja ja siis nüüd ma lubasin tal ise valida, eks ju, veebipoest. Valis seal, ma ei tea, väga suure hulga neid, mis talle seal kõik meeldisid. Ja siis ta oli niimoodi, okei, me ostame mulle täna need kindlasti ära, aga siis ma ka üritasin talle öelda, ei, ootame, et varsti tulevad sooduspakkumised, et ostame siis. Ja siis ta nagu kuidagi talle jube raskelt jõudis see kohale, et oota, mis sooduspakkumised ja mis asi. Jah, et osta kohe, on ju. Ja siis ma olen talle seda mitu ringi seletanud, et ootame nüüd, kuni hinnad langevad ja siis ma ostan ja nüüd me siin praegu ootame. Kas on midagi, mida te nüüd siit kuidagi sellest poolaastast kaasa võtate või midagi, mida te tunnete, et selle asjaga võiks nagu jätkata või kuidagi mingi meeldetuletus oli, mis kogumispäevikud, ma ei tea, kui mõni teine inimene kommenteeris või andis nõu, et mis te kaasa võtate? Ütleme, oma vahel nagu meeldis see, et nagu nüüd Piret natuke sukeldus ka sellesse teemasse, et kui ma kunagi talle, mitte kunagi isegi, aga kui ma olen talle näiteks 3. sambast rääkinud, siis ma näen, kuidas ta nagu see ei huvita teda. Pilk läheb nagu Ei ma tahtsin just selle sama näite tuua, et kas või nagu sa siin tutvustasid meid praegu nii uhkelt, et te mõlemad olete investorid, siis mul on seda enda kohta nii naljakas kuulda, sest ma ütlengi enne nagu kogumispäeviku ütleme sinuga tuttavaks saamist, ma üldse ei mõelnud nagu 3. sambast kui mingist kohast, kuhu ma investeerin, et see tundub lihtsalt nagu üks osa pensionisambast ja sinna ma nagu panen iga kuu midagi, aga kuidagi ei seostanud seda niimoodi otseselt investeerimisega, aga mul oligi näiteks väga huvitav oligi intervjueerida, eks ju, sinu kolleegi Kairet, eks ju, kes avas minu jaoks seda teemat rohkem ja kas või ainuüksi sellepärast oli minu jaoks väga kasulik nagu kogumispäevikus aktiivsemalt nagu kaasa lüüa, et selliseid pisikesi väikseid teadmisi tuli väga palju iga kuu, kui ma siis mingi teema peale niimoodi süvenenumalt mõtlesin, et siis ma arvan, iga asi õpetas ja tegi pisut targemaks ja tõesti, ma ütlen nagu võrreldes Egertiga, mina olen igal juhul nagu minu suhtumine rahasse nagu, kuidas siis öelda, väga palju selline ladnam, on ju, et ma nagu see nagu ei viitsi tegeleda sellega. Need numbrite maailm võib nii palju ei huvita. Ei huvita, ma ei ole selline reaalinimene, et selles mõttes jah, et tahaks luua hoopis, on ju. Pigem küll, et see raha nagu on selline vahend ja ma nagu ei tähtsusta seda üle ja selles mõttes jah, et
ja võib-olla Tore ei oli teagi, on ju, et ta jah. voolab, et ühtepidi sa nagu teenid juurde ja teistpidi nagu annad sellele jälle uue elu, on ju. Just, et ja igal juhul oli selles mõttes minu jaoks see kõik kasulik ja lõpuks ka see kontode nagu nii-öelda kokkupanek, et ma arvan, et lõpuks Egert seal mingi paar asja ikkagi kuidagi avastas ka, et oota, mis asi see siin on ja niimoodi, et nagu minu kuskil mingi väljaminekute puhul, ma mäletan, mul oli vist krediitkaardi mingisugune miinus oli ja ma olin ära unustanud selle täiesti. Ta maksis mingi asja kuna hästi ammu. Lennukipiletit ja igaks juhus krediitkaardiga. Ja ta ei olnud seda tagasi maksnud. Sest ma ei kasuta üldse krediitkaarti ja ma olin nagu, ma jälgi ka. Väga hea ju, või vaata mingi selline tehing on ka, mis ei ole õige, on ju, et see ka. Kellegi teise silmad, on ju. Ja, et kuna ma ei kasuta peaaegu üldse seda krediitkaarti, mul ongi saint selleks, et tänu sellele on mul reisikindlustus. Kõige parem reisikindlustus. Swedbanki reisikindlustus super, eks ju, soovitame kõigile. Ka, et see meil alati olnud ja oleme väga rahul. Kasutanud ka. Me oleme kasutanud ja tõesti väga rahul. Et ja tänu sellele ma võin seda krediitkaarti omada, aga jah, et oligi, et see oli üks asi jah tõesti, mida Egert avastas, et kuule, et sul on mingisugune võlg seal, et miks sa ära ei maksa seda. Me vahepeal kasutame, kui on mingid suuremad ostud, et sa saad seda ostukindlus. Minu vist oli mingi Portugalis rentisime autot ja selle pärast oli. Seal on ju ka see kasko ka peal või tegelikult just, et kui sa rendid autot, et see on see kindlustus ka seal peal. Jah. Aga see, et ta niimoodi seisma jäi sinna. Jah, et ei pannad tähele. Väga hea jällegi teine silmapaar näeb. Egert, mis sulle? Veel kuidagi jääb midagi kuskilt. Üks asi oligi see, et Piret hakkas rohkem sellel teemal sinuga rääkima näiteks. Hakkasid arutama. Ei, see on jah, see on suur pluss, et loodan, et see pall nagu maha ei kuku. Jah, aga vähemalt saite vaata ka mingit selgust on ju, või jällegi räägid mingid asjad läbi, mingid kokkulepped, mis kannavad ka edasi, et võib-olla iga päev ei peagi kogu aeg ju sinna fookust panema, aga just, et me nüüd teeme nii on ju, et jällegi mingi muutus. Tahate te meie kuulajatele mingid, ma ei tea, mõtet veel kaasa anda, et kui nüüd siin kokku tõmmata seda? Ütleme... Jah, võib-olla, millega ma olengi ise palju võib-olla tegelenud selle osas, et just mõelda, et vaata investeering, et me palju räägime investeeringust, aga nagu investeering ei ole ju, see ei ole ainult rahaline, et kogu elu on põhimõtteliselt nagu üks selline, et igale poole, kus sa oma aega paned, see on investeering, ükskõik mida sa nagu ostad, see nagu ütleme ka kleit võib tegelikult investeering olla. Kui just, nagu... lähed, saad palju parema töökoha näiteks. No jah, mis iganes jah. Või tunned ennast paremini. Jah, tunned ennast paremini ja esined siis kuskil paremini selle tõttu, eks. Et ma arvan läbi selle nagu maailma näha on nagu tervislik. Et sa, sest ütleme, et ma ei teagi, mõtleme, mis see... Oled muusik ja siis mõtled, et et ma ei osta ikka seda gitarri, aga samas võib-olla kui see gitarr, kui sa oleks ostnud selle, siis see oleks viinud su nagu uuele tasemele ja avanud sinu jaoks palju rohkem uksi või mis iganes. Või oleks kas või ise tahtnud rohkem harjutada või midagi? Ei no jah, ongi siuke, et siis need on selles mõttes ikkagi nagu investeeringud. Nõus. Jah, et... Nagu laiemalt vaadata seda rahateemat ja investeerimist üldse. Jah. Et muidu nagu ei saa ju täitsa elamata jääda ka, et kogud on ju, aga lihtsalt, et pead ju seda elu elama ja siis sa pead mõtlema, See tasakaalu teema on minu meelest hästi hea sõna. Jah. Et aga see on ka võib-olla, vabandan välja mingeid suuremaid oste sellega. Ma ei arva, et vaata, ega me just täpselt, et sa pead elama ühe jalaga tänases ja ühe jalaga nagu tulevikus on ju, et see on jälle see tasakaal, et sa ei ole ainult nagu ühes hetkes ei ela on ju, et sul nagu mida iganes siin tulevikus juhtuks on ju, et natukene ikkagi pead mõtlema selle peale ja teine asi, et sa ei saa elada ainult tulevikus on ju, et sa tänast jätad elamata. Et ma arvan, see on see, mida sa ka tahtsid öelda, et ja see laiema pildi nägemine, et ära jää kinni on ju, et mõni tuleb sulle, lööb neid numbreid ette kogu aeg, aga teine ütleb, kuule, vaatame laiemalt, et tõesti, et võib-olla natukene iseennast märgata ja siis vaadata natuke laiema pilguga. Jah, et iga kulutuse pärast ei pea ennast halvasti tundma või süümekaid tundma, et tõesti tihti need asjad võivad olla ka nagu osa investeeringust paremasse tulevikku. Ja mõistlikkus ka on, et seesama, et ma ei tarbi lihtsalt mõttetult on ju, et koormata seda planeeti, et pigem jah, kui ma vaja, siis ma tarbin ja kui ei ole vaja, siis ma ei tee. Et te olete nii lahedalt minu meelest
sellised eluterve suhtumisega ja mulle väga meeldib teie selline koos tegemine ja koos loomine igal tasandil, et see ei ole nagu kuidagi ühel tasandil, et seal on minu arust neid nüansse, kuidas te üksteist täiustate ja selle terviku loote või kuidagi see mõtteviis ka pere mõttes, et ülilahe, et minu arust väga inspireerivad. Lahe. See on lahe, et sükest, jah, et ise nii võib-olla ei mõtle, aga jah, et naljakal kombel on kuidagi nagu tõesti põimunud hästi mitmel levelil. Et ma väga tänan selle aja, selle panuse eest ja ka tänase selle vestluse eest ja ma usun, et teeme edasi ka mingeid ägedaid asju. Meie ka täname, Mari-Liis, tõesti. ja väga tore oli. Ja aitäh ja kuulajatele, vaatajatele ka aitäh ja kommenteerige, kui mingeid mõtteid veel tuleb, et postituse alla või selle YouTube'i saab ka sinna alla kenasti midagi kirjutada, et kõik on oodatud. Kena suve. Tšau. Kogumispäev.